Protsess jääb välja nii, et tegeme üldkoosoleku, kus siis saad majaomanike nõusolekut alustada seda protsessi. Ja kui sa oled siis protsessi keskel, nii et oled asja ära projekteerinud, siis teed teise koosoleku, kus siis juba täpsustad laenutingimusi. Selles majas tehti kõigepealt soojustus, siis keldrilae soojustus, siis katuse soojustus, siis vahetati, mis olid veel vahetamata aknad, vanad puuaknad pandi uued, siis kommunikatsioonid, tehti uued vee, kanalisatsiooni ja küttetorustikud. Ja nüüd see sooja tagastusega sundventilatsioon, see tegi hoopis teise sisekliima korterites. See on kõige tähtsam selle asja tulemus. Õppetund on see võib-olla, et kui ehitusprotsess käib, siis juhatus ei võtaks liiga palju enda peale seda aegade kokkuleppimise aega, vaid selle peaks ikka jätma täielikult ehitajale. Ja teine asi on siis see, et küttekulude kokkuhoid tuli justkui 45%, elektrikulu kokkuhoid tuli umbes pool, kuna läksime elektriboilerite pealt üle kaugkütte võrgust saadavale soojusele, soojavee tootmisele. Tõrvakad on kahtlemata väga südikad, seda ilmestab kas või fakt, et selles väikeses linnas on 10 maja juba terviklikult korda tehtud ja siin kindlasti kehtib ka reegel, et kui otsast minna, siis see lumepall hakkab veerema, näevad naabermajad, et ilusas majas, soojas majas on parem elada ja tulevad sellega kaasa. Terviklik rekonstrueerimine on kahtlemata parim viis tagada suurim energiasääst, madalamad küttekulud ja loomulikult ka kodumaja pikaajaline säilimine. Üle Eesti on KredExi toel oma kodu rajanud või korda teinud üle 105 000 perekonna. Konkreetselt korterelamutele plaanime järgnevatel aastatel suunata 50–60 miljonit eurot aastas toetusteks. Seega meie üleskutse kõigile korteriühistu liikmetele, juhtidele, elanikele on see, et parim aeg oma kodumaja korda teha on käes. Kui sul tekkis huvi või sul on küsimusi rekonstrueerimise kohta, siis vaata kindlasti meie kodulehte kredex.ee ja suhtle meie kliendihalduritega.